Disclaimer, Your Spiritual Momis podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel, tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõde, vaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Mina olen Helis ja mina olen Piret ja meie oleme Your Spiritual Momis podcast. Nii. Kas te juba näete, kuidas ma oma kätega täna tuleb mega täna on täielik pirksi teema. Ütleme ausalt, sest et ma ei ühtegi inimese, kes oleks nii excited välja sellest teemast ja kaasa arvatud, ja siis pets. See on nagu see teema ja siis pets. Ehk siis sisemine pere. Tänaseks teemaks on meil ego ja spirituaalne ego. Mis need on? Kellel need on? Kas ego ja spirituaalne ego on kõigil? Ja. Või mitte? Stay tuned. Ma juba käärin oma käised üles. Pirks käiseb oma käiseb oma käärid ja Helis ja eesti keel taaskord sealt longab. Aga ma olen juba harjunud, sest ma olen juba 4. episoodis. Welcome to the 4th episode! Woohoo! Täiega excitement! Ja see on kõigest 4. episood. See on kõigest 4. episood. A lots to come. Nagu veel nii palju on tulemas. Meil on tegelikult teemad olemas. No spoilers, okei? No spoilers. Nii. Aga siis alusta, sest et mina olen täna kommentaator siin lihtsalt kõrval. Tegelikult mitte, aga nagu ikkagi. Jaa. Spotlight, please. Spotlight to me. Yes. Aga igastahes ego teema, minu jaoks on ego teema, ma ütleks, et selline 2 aastat juba olnud väga, ma ei tea, kus see tuli, kuidas ma selle leidsin, aga see väga kõnetab mind ja kõnetas tollel ajal. Saadav ka, miks? ja kõnetab siiamaani, et Elisega ka me siin mingi päev alles arutasime ja minu jaoks oli üllatav see, mida Helis ütles mulle, kas sa tahad seda ise öelda? Seda, et minul on öeldud, et osad inimesed arvavad, et neil ei ole ego. Mind blown! Ja, et mul oli kunagi üks boyfriend, kes siis arutasime millegi pärast ego teemal ja siis ütles, et mul ei ole ego. Ja ma olin, et aga su ego praegu räägib. Ja ta ütles, et ei, minul ei ole ego, et sellepärast öeldaksegi inimeste kohta egotistical people või midagi sihukest. Ja ma ütlesin, et ei, et freaking Google it ja sa leiad, et kõikidel inimestel on ego. Ja siis tema oli mind blown sellest. Ja siis ma rääkisin sellest Pirksile, et tundub, et osad inimesed arvavad, et neil ei ole ego. Ja see on väga huvitav küsimus, et miks nad arvavad, et neil ei ole ego, aga ma arvan, et see põhinebki sellest, et neile lihtsalt ei ole ära seletatud, mis päriselt ego on ja nad päriselt ei tea, mis asi on ego. Ja siis me mõtlesimegi, et siis meie teeme seda ja me seletame ära, mis asi on ego ja mis asi on spirituaalne ego. Sest väga paljudel tekib ka see, et okei, isegi kui nad teavad, et on ego, aga siis on olemas ka spirituaalne ego, mis on nagu mind blown, nagu mis mõttes. Aga see ongi, et kui natuke naljaga öelda ja siis ongi, et on siis see tavamaailma ego ja siis tavamaailma ego teeb nii-öelda selle spin-offi, et ta paneb nagu endale selle rüü selga ja siis ta on spirituaalne ego. Aga räägi mulle täpsemalt, mis on siis see tavainimese ego?
või meie vaatajatele täpsemalt, mis on tavamaailma ego? Siin ma soovitan kohe nagu esimeses episoodis ka pange pausile. Pange video pausile. Kui te vaatate seda videot, kui sa kuulad Spotify's, vahet ei ole, pane korra pausile ja mõtle enda jaoks, millisel hetkel sulle tundub, et sul tuleb ego välja. Et mida see sinu jaoks, et see ongi see, et mida me julgustame ju siin podcastis tegelikult teid tegema, ongi see, et te mõtleksite ise. Et ei ole see, et me ütleme kõik asjad teile ette, vaid et lihtsalt mõtle korraks ise ja siis sa kuulad meid ja siis on see, et on sinu pilt. Ja sellest. Sinu uskumused, sinu tõekspidamist, sinu arvamus ja siis on see, et meie ütleme enda oma. Ja vaata, kus see nagu tekib see lahkeli, sest et see trigerdab su ego päris tugevasti. Kui sa tunned, et sa oled triggeris, see on esimene vihje juba tegelikult, kui sa lähed triggerisse, kui sa tunned, et sul on orabe nagu väga huvitav. Tegelikult on niimoodi, on ju. Väga huvitav sõnastus, aga no reaalselt odab. Siis samamoodi, kui keegi ajab sind närvi, mingi olukord ajab sind närvi, see on sinu ego, sellepärast, et kui me võtame siit kohe teemast edasi, siis mis siin on see, et ego tahab kontrollida. Ego tahab kontrollida kõike, mis võimalik, ta tahab kontrollida sind ennast, ta tahab kontrollida, mis su ümber toimub, ta tahab kontrollida, mida sa tunned, mida sa ei tunne, mida sa koged, mida sa mäletad, mida sa ei mäleta. Ta nagu kinda on tegelikult kaitsemehhanism, sellepärast, et toome siia kohe eluelise, me toome väga palju eluelisi näiteid, et on kergem aru saada. Näiteks miks väga paljud inimesed ei mäleta väga palju seikasid oma lapsepõlvest? Või toon siia kohe spin-offi, või nad mäletavad väga valikuliselt oma lapsepõlve. Ja siia ma toon veel ühe spin-offi. On see, et kui me võtame ühe pere lapsed, kes räägivad oma lapsepõlvest, ja siis sa kuulad seal, et okei, üks laps räägib tema lapsepõlv oma vanematega oli ideaalne, see oli kõige parem lapsepõlv, mis üldse olla saab. Ja sa kuulad oma venda või õde, kes ütleb, et kuule, mu lapsepõlv oli jumala sitt. Millest sa räägid? Ja siis sa oled nagu mingi, et oota, meil on nagu samad vanemad. Ja, me kasvasime koos samas kohas, samade inimestega ja sinul on sellised mälestused ja sul on sellised mälestused ja su kolmandal siblingul on hoopis mingisugused teised ja siis sa oled nagu mingi, et ja see tekitab sus seda küsimust väga tihti, et kas me elasime nagu samas kohas? Või oleme me täiesti erinevates kohtades? Jaa, või meil on erinevad vanemad. Või siis võib tekkida ka see, kus lapsel tekib ühel hetkel, et kuule, et kas ma olen lapsendatud? Jaa, issa, mul oli kunagi see. Jaa, ma mäletan, sa oled sellest rääkinud. Ma ei tea, miks muidugi, aga jah. Jaa. Ehk jälle see, kuidas ego meid kaitseb, ta on tegelikult kaitsemehhanism, aga seal on jälle, nagu me siin oleme rääkinud, seal on õhkõrn piir. Seal on see, et on see healthy, see on ka nendel suhetel, on see healthy relationship ja siis on see toxic relationship. Egol on sama, on see healthy ego ja siis on see toxic ego. Ja kui sa lähed sinna toxic egosse, ja see on see, et jaa, egol ongi see, et on see trigger ja et kui see triggerdab sind, kohe saad aru ja mis kindlasti ka, kus sa saad aru, aga see on jälle see, et sul on vaja olla teadlik, on see, kui sa näiteks oled ise teadlik ja räägin oma kogemustest, Elis oskab ka kindlasti sellele kaasa rääkida, on see, et kui näiteks kindlasti oskad kui inimene tuleb näiteks tõmblema, mina nimetan seda tõmblus, ego tõmblus ja kui sa
ehk siis kui ma räägin nüüd enda kogemusest, et inimene tuleb minuga tõmblema ja ma tean, et see inimene on ka siin spirituaalsel tasandil, ta on sellega tegelenud ja kõike ja kui ma ütlen talle, et kuule, kes hetkel räägib? Esimene asi on see, et inimene läheb lukku, on üks variant ja teine variant on see, et mina räägin. Ja järgmine küsimus on, kes see mina on? Yeah. Kas on su ego, kas on su sisemine mees, kas on su sisemine naine, su sisemine laps, ma ei tea, mingisugune goblin sinus? Ja. Kes täpsemalt? Ja siis, kui ma esitan selle küsimuse ja kui ma ütlen talle, et kas sa saad aru, et see on sinu ego ja kui see inimene hakkab vaidlema, tagasi lükkama, siis saad kohe aru, pirnike, et ego räägib. Minul on hästi huvitav ka see, et ma siin mingi 2 aastat tagasi äkki ühes laagris avastasin, kuidas minu füüsiline keha reageerib teiste inimeste egole, on see, et mul lähevad põsed punaseks. Yeah. Mis tähendab seda, et see teise inimese ego ja see teine inimene ise ei tule mind füüsiliselt peksma. Aga see on see energeetiline ja ma lähen megapunaseks, Elis on näinud. Lihtsalt põsed lähevad täiesti tulipunaseks. Aga sul on ju muul ülejäänud kehal on ka olnud neid, see ei ole ainult põsked. Ei, see põsed on nagu esimene koht ja teine koht on see, et kus need neerud ja see koht on, mul on nii valus, et nagu sa saadki reaalselt peksa. Jaa, sest sa oled mulle öelnud ka et nagu, et sul on põsed ja siis on veel nagu teised kohad ka. Et seepärast ma olingi, et ei ole ainult põsed. Et seal on ka minu soovitus alati, et kui me nagu räägime egos, siis on see, et kui sa lähed kellegagi tõmblema, siis ole valmis ka reaktsiooniks. Yeah. Et ära mine niimoodi, et kui sa ise lähed tõmblema ja see teine inimene reageerib sinu tõmblemisele, siis ära mine off-road, et issand jumal, kuidas ta ütles mulle või kuidas ta nüüd reageeris. Kallikene, sa ise tekitasid selle. See on see vastutus, mida me kui palju me siin oleme rääkinud. Ja see on ka see, et sinul on ego, aga ka teisel inimesel on ego. Kui sinu ego tõmbleb, siis sa pead arvestama ka sellega, et ka teise inimese ego võib tõmblema hakata, mis on see, et sellest tuleb ju plahvatus. Ja kindlasti, mida ka õppida, mitte ainult ego põhjal õppida, aga mida üldse on see, et mõtle vahest, kas ja millal on vaja üldse reageerida. Minul on väga tihti on see, kus ongi, et teine inimene hakkab tõmblema või otsib seda nurka. Seda punkti. Ja ma olen lihtsalt nonchalant, mul on nagu mingi, et mida iganes. Tõmble edasi, kui ta oled üksinda. Samamoodi väike trigger siia just enne, kui me alustasime seda podcasti, just rääkisin, et kas ma toon selle sisse või ma ei too seda sisse, aga ma ikkagi tunnen, et ma tahaks selle tuua sisse, on see, et ka lastel on ego. Mul endal vanem tütar on ka päris tihti, lööb ego välja ja mul on see, et ma ei lase ennast üldse häirida. Ma olen lihtsalt täiesti mingi, et tõmbla, ela välja. Let yourself to be free. Täpselt. Et just eile ka ma käisin ühe tuttavaga, saime kokku ja siis ta ütles ka, et minu noorem tütar, kes siis saab kohe 4-seks, et ta on kuidagi nii abivalmis ja ma ütlesin talle, et minu õpetusstiil lastega see ongi see, et kui ta tuleb tantrum näiteks, või kui tal ongi niimoodi, et me oleme näiteks poe järjekorras, me oleme poes ja ta hakkab täiega seal, ta tuleb see tantrum, ta tahab midagi, siis minul ei ole üldse vahet see, kui ta lihtsalt karjubki seal. Ta nutab, ta karjub, ta tuleb see tantrum, ma olen lihtsalt mingi, et okei, ela välja. Jaa. Et minu soovitus ka lapsevanematele on see, et laske lastel elada välja.
Laske lastel olla lapsed. Täpselt, ärge nagu lükake oma ego või oma traumades seda asja lapse sisse, sellepärast et need asjad tulevad ühel hetkel väga-väga tõsiselt välja. Ja väga-väga suurelt välja. Ja. Et lihtsalt väike soovitusi. Mis siis ego nagu üleüldiselt on? Ego on see, kes ütleb väga tugevasti jalg vastu maad, see olen mina. Ja see on see, mis on tulnud keskkonnast, kus sa oled elanud. See tuleb sinu perest, see tuleb sinu suguvõsast, see tuleb koolist, töö juurest. See kogu aeg paneb neid leiereid sulle peale. Jah, kogu aeg lihtsalt kasvatad neid leiereid nagu... Et see on nagu see Shreki multa. Ma olen nagu sibul. Sa pead ära koorima mind tuumani jõuda. Ja mis egole väga-väga meeldib teha, on analüüsida. Analüüsida, ülemõtlemine, ülereageerimine, kriitika, oi. Ja kriitika enese suhtes. Ja need on need magusad maasikad, mida ego täiega armastab. Ego loves it. Nagu täiega. Ja kui sa kuskil kinni hakata... Issand, sa oled luubis. Sa oled luubis ja sa käid vahepeal seal päevi, sa käid nädalaid ja see ongi see luup ja luup ja luup nagu see spiraal. Sa lähed lihtsalt... Ja mida ego veel teeb, on see, et ego nagu kinnitab meile mingeid lugusid, mis tegelikult ei pruugi üldse olla tõesed. Nagu me enne ütlesime ka, siis ego on ka kaitsemehhanism. Ja siin võib jälle tulla see mind blown, on ju. Aga ego ei ole vaenlane. Aga ego on vaenlane siis, kui ego hakkab sind juhtima. Ja kui sa lased... Et põhimõtteliselt ma võrdleks ta, mulle meeldib see taksovõrdlus. Tuua mingites asjades siia. Taksovõrdlus ehk siis, kui on see tervislik ego, siis ta on passenger. Ta on klient. Ja sina juhid ennast, sa juhid enda elu. Probleem tekib siis, kui ego hakkab juhtima taksot ja sind lükatakse sinna taha istmele. Passengers selle siidi peale, jah. Vot siis hakkab tekkima väga suur probleem, sellepärast, et siis sul pole enam empaatiat. Siis ei ole sul enam seda, et okei, ma saan aru, vaata, sul ei ole mõistmist, sul ei ole mitte midagi. Sa põhimõttest, sorry, kui ma panen siia natuke liiga tugeva näite, aga ma ei oska siia praegu paremat tuua, on see, et sa lähed üle laipade. Jah, aga nii see on tegelikult. Selles suhtes, et ega seda ei saagi kuidagi paremini öelda. See on see ongi see, et sa lähed reaalselt, sa lähed üle laipade just selleks, et jõuda sinna, kuhu sa tahad, sul on savi, sul pole empaatiat, sul pole mitte midagi, seepärast, et su ego on lihtsalt driving the taxi, kimab igal pool. Ja tal on suva. Ja tal ongi savi. See on tegelikult crazy. Tegelikult karm, et siin võib veel nagu hullult minna sinna psühhopaatide, sotsiopaatide, sinna maailma, kus ongi mina versus teised. Mis on kõige karmim äärmus tegelikult üldse. Ja see ongi see, et sa oled ühes äärmuses või sa oled teises äärmuses, aga mitte kunagi seal keskel. Täpselt. Et kas sul on see, et sa mõtled, et sul ei ole ego või sul on see, et sa oled täielikus egotripis, aga seal keskel olla see, et sa lihtsalt, sa sõidad selle taksoga ja ego on passenger on the back seat, seda momenti nagu pole nagu üldse. Et ka minu ego täna hommikul siin natukene plõksis. Ja kui töötab natuke, siis tegelikult palju. Ja on neid momente, vähemaks on jäänud. Tegelikult ma nagu teadvustan endale, et millal mu ego välja tuleb ja ma olen mingid
mine jaluta veits. Ma ei jaksa täna vaata. Aga mõnikord on see, kus ma ego on väljas ja ma tunnen, et tead, nokiks, tekiks see konflikt, sest mu ego tahab konflikti. Siis ma olen nagu mingi... No, mis ta saab sellest konfliktist, kui sa nii hästi siin praegu räägid ja ta tuleb välja? Ta tuleb välja. Ma ei tea, kas te praegu saite aru. Tõmmake praegu see video tagasi, aga mina tajusin kohe ära, et vaadake, kas teie saite praegu, kui me lihtsalt siin räägime ja me ei tõmble teiega. Et kas te saite kõrvalvaatajana praegu aru sellest, et Elisel tuli ego välja. Ego tuli praegu sinna passenger seatis, vaid ta tuli juhtima. Ta tuli juhtima korraks, jah. Aga mis on see, et mis ta saab? Ongi see, et ta saab selle konflikti, ta saab selle, et ta saab öelda välja neid asju, mida iganes ta tahab, olgu see tõde või mitte tõde, olgu see fakt või mitte fakt, et ta saab selle rahulduse. Mis on päris õiglane. Ta saab selle rahulduse, et ma panin talle ära või et ma ütlesin midagi, mis võib-olla ei ole tõde, aga vot, mul on hea tunne, minul on hea tunne, ma sain tehtud selle. Et see on jah, sa saad selle rahulolu, see, et sa tunned ennast hästi, kui sa teed kellelegi teisele haiget või kui sa teed täiesti, kas või võtta klienditeenindajad. Oi. Kui palju olen mina, kuna ma kunagi olen klienditeenindaja, kui palju mina nägin seda, et sul astub uksest sisse inimene, kes lihtsalt juba otsib seda konflikti võimalust su peale karjuda või sind sõimata ja sa oled seal, seisad lihtsalt, et kuule, et nagu, mis sul nagu mureks on? Miks sa minu peale karju, ma ei ole mitte midagi teinud? Ma lihtsalt ootan su tellimust, et palun ütle mulle oma tellimus ja sa oled mingid... Egol on see ärategemine. Ärategemine. Kui mul on valus ja sitt, peab ka sul olema valus ja sitt. Et samamoodi on ka see, et oletame, sa tuled õhtul koju, sul oli paskpäev ja sa lähed koju ja sa ei lae ennast maha sellest pasast, sa võtad selle kaasa ja sa viid selle koju. Jep, ja sa elad kodus seda välja. Oi, mis siis hakkab, siis sul tuleb tüli, mis võib kesta terve õhtu, panna veel järgmisel päeval edasi, veel ülejärgmisse päeva ja see mugu läheb, et ongi, meie nimetame seda oksendamiseks. Et nagu see verbaalne oksendamine ja see prügikast, et minul on halb, siis peab ka sul olema, ma lihtsalt oksendan kõik oma sita välja. Sest et ma ei oska paremini hakkama saada. Mis on ka nagu ja tuleb mingi piip või midagi. Ja mis veel egol on see, et tal peab olema alati õigus. Ehk siis diskuteerimine tema jaoks ilma selleta, et minu sõna jääb viimaseks. Sihukest asja ei ole. See puudub. Ehk sa saad kohe aru ka seda, et kui sa ise ka mõtled, et kas sa oskad päriselt, vaata nüüd palun endale päriselt otsa. Vaata endale päriselt silma peeglist. Peeglist nagu, kas sa päriselt oskad diskuteerida? Kas oled loonud endale uskumuse? Kas su ego on loonud uskumuse, et ma oskan diskuteerida? Et mõtle näiteks, sul on kindlasti olnud mingi tüli, midagi, ja kui sa nüüd mõtled järgi, siis kas seal oli ego või mitte? See ongi nii huvitav ju see, et sa saad nagu tänu sellele podcastile kuidagi katsetada ise, mõelda tagasi mingitele momentidele ja avastada seda kõike, seda ego ja kõik see sisemine pere ja kõik see, mis on spirituaalsus ja kõik see. Elu läheb kergemaks. Elu läheb kergemaks, jah. Sa hakkad kuidagi
mõistma ja aru saama, et mis momendil on sul su sisemine mees väljas, su sisemine naine väljas, su sisemine laps, millal tuleb su ego, kus on su loomad, mida nad teevad, kõik need asjad. Väga... Et samamoodi on ka see, et kui ongi see, et sa diskuteerid inimesega ja kui ongi see, et ja seal vaata tekib ka tegelikult see nagu väike konflikt, on ju, et sa püüad inimesega diskuteerida, on mingi teema, sa hakkad diskuteerima. Sinul on oma vaated, asjad, sellepärast, et mina toon alati selle mäe näite. Jälle näide, millest ma pole kuulnud. Mäe näide, mida? Mäe näide. Takso näide. Minu jaoks on mäe näide on selline, et kui me elus ka, vaata, me lähme nagu ülespoole, vaata, niimoodi, ja me lähme nagu spiraalselt mäest üles. Ühesõnaga nagu need Türgi ja, mäed. Täpselt, me lähme spiraalselt üles, on ju. Siis ühel hetkel on see, et sa jääd lihtsalt puhkama. See on see, kus sa nagu tunnedki ka päris elus, et natuke väsinud on ju, et tempo ei ole enam selline ja ta, on ju. Ja siis ongi see, et sina võid olla mäe siin küljel, tema võib olla mäe sellel küljel, aga te ei näe ühte ja sama vaatepilti. Saad aru? Te ei näe ühte ja sama vaatepilti, mis tähendabki seda, et sina räägid sellest, mida sina näed. Ja tema räägib sellest, mida tema näeb, aga seal tekib küsimus, kas teil on vaja tõmmelda ja teha seda, et minul on ainult õigus. Sest et ühel hetkel te mõlemad jõuate ju sinna samma kohta, kus teine oli. Ja sa hakkad ühel hetkel varem või hiljem oma elus aru saama, et tegelikult oli õigus. Aga sa ei tunnista seda endale? Aga sa ei tunnista seda tollel hetkel, sest sina olid siin ja tema oli seal. Tema nägi seda, sina nägid toda. Sina tundis seda, tema tundis toda. Ja kindlasti, mida mina omalt poolt ei soovita üldse teha, on see, et kui on see egode tõmblemine, siis ma soovitan sul väga tugevalt õppida see ära, et kuidas tõmmata ennast tagasi. Sellepärast, et mida ego teeb, ongi see, et tema ei mõtle tagajärgedele. Ta tulistab praegu oma mingi sukaga ja tal on suva ja tal on täiesti ükskõik, mis tähendab ka seda, et kui selle ego taha tulevad ka emotsionaalsus ja kõik see, sa võid teha asju, mida sa never ei teeks muidu. Sa võid öelda asju, mida sa never ei teeks. Et siin on ka see, et õppida seda maandamist soovitan mina õppida. Nagu, et millal ja kuidas. Aga seal on ka see, et kuidas sa sellelt ego-tripilt maha tuled. Aga seal ongi ka see, et kõige keerulisem on ju, vähemalt kui ma nagu näitlikult toon siia, siis ma arvan, et kõige keerulisem on see, kui see on su partneriga. Et kui sul on see mingi sõbranna või kellegagi või sul on, ma ei tea, lähed poodi on ju, sul on mingi probleem, siis kõnnid lihtsalt minema. Sa ei pea seda inimest enam never nägema. Aga see ego-trip ja see emotsionaalsus sinna juurde ja kõik see partneriga on kõige keerulisem. Sest elate ju ühes kohas. See, et kui seal hakkabki see ego-trip pihta mõlemal, siis on ju ja kui seal ei oska ja kui on veel väga tugevad egod, sest et egod on erinevad, et see ei ole niimoodi, et on üks ego ja niimoodi me lähme, vaid seal on ka see, et kui on kaks inimest, kellel on väga tugevad egod, siis see tekitab probleeme. Väga suuri probleeme. Sellepärast, et mitte kumbki ei taha alla anda. Sest need mõlemad on, et minul on õigus ja minul on õigus ja minul on õigus, tegelikult pole kummalgi õigus, aga nad lihtsalt jätkavad, kuni lõpuks lihtsalt sul ei olegi enam mitte midagi öelda, sa lihtsalt tulistad, sa oled kuulipildujast lihtsalt asju, mis on valusad ja sa oled mingi, ma jäin peale, mina jäin peale, mina olen tugevam, minu jagu on tugevam, mingi aga tegelikult see on lihtsalt see, et
pärast ei räägi nädalaid, see on selline natukene karmim siia tegelikult, aga see ongi see, et noh, mina alati soovitan ka seda, et kui sa oled partneriga ja sa näed ära, et teil ongi nagu see ego-tripid asjad, vaata, siis suhelge mingitel sellistel rasketel teemadel või ego on ka see, et ego ei tule niisama. Ego tuleb see, et kas seal on haavatavus, kas seal on mingi see, et su partner nägi ära sinus mingi valupunkti, mida sa oled kogu aeg peitnud. Et hakkab nokkima seda. Et seal on nagu nii palju asju, mis tegelikult egot trigerdab. Kui sa tahad, et mu ego esile tuleks, on see, et sa ütleb mulle, et sa pead midagi tegema. See on meil kusjuures mõlemal. Kui sa ütleb mulle, et ma ei tea, sa pead seda või sa pead toda tegema, siis minu ego on mingi, sa ei ütle mulle. Seesama sa ei ütle mulle käis ju ka läbi meie esimesest episoodist, kui ma ütlesin seda, et sa ei ütle mulle, mida ma tegema pean või sa ei ütle mitte midagi mulle, mis mulle ei meeldi. Et jah, ma tean, mu ego on väga tugev. Ma tunnistan endale seda, sellepärast ta lähebki jalutama metsa vahepeal. Läheb ennast rahustama. Ta läheb maandama ennast. Et mul on sama ja siin ongi see, et kui sa ei oska tajuda ego või aru saada egost, siis sa paned sinna võrdlusmärgi, et sa oled puikpäine või sa oled ülbe. Et minule on öeldud, et minu selline raw otsekohesus, ausus, konkreetselt, see on ülbus. Aga see ongi see, et kui ma olengi otsekohene ja aus ja konkreetne teise inimesega, siis ongi see, et tema ego trigerdub sellest. Et mul on varasemalt on ka öeldud, et Pirks, et sa näed nagu inimestest läbi ja sa ütled nagu väga ausalt ära, et sul on see, et no bullshit, sa ei ilusta, sa ei pehmenda kuidagi, sa ütledki välja täpselt nii, nagu tegelikult asi on. Et mida sa oled nagu püüdnud peita ja mida sa oled püüdnud selle ego taha peita ja kõik see. Aga samas ongi nagu see, et aga mida ma ilustan seal? See ei olegi midagi ilustada tegelikult. Tekib nagu see küsimus, et nagu mida ma ilustan? Et võtamegi selle bandage'i, selle plaastri nagu kohe pealt ära ja hakkame toimetama. Jälle see, et miks hoida kedagi tegelikult roosamanna sees, kui see ei tee neile mitte midagi head. Pigem tõmbas plaastri kohe ära niimoodi rapsaki ja on korras ja tanna. Ja vaata otsa. Reaalselt ka vaata otsa. Ma tean, et nagu väga palju ei taha seda teha, kaasa arvatud, aga meie ei taha teha seda vahepeal. Aga sellega ongi see, et nagu ma olen eelnevalt võib-olla ka öelnud, on see, et pigem teha see asi kohe ära, kui see, et sa venitad seda, sest mida kauem sa venitad asjadega, seda raskem on sul seda teha, sest see on kogu aeg sul taga kuklas. Ja sa mõtled ja mõtled ja mõtled, ja sa mõtled lõpuks selle endale nagu nii õudsaks juba, et sa oledki mind appi, see on nii hirmus ja see on nii jube ja ma ei taha ja ma ei viitsi ja ma ei jaksa ja blablabla ja blablabla. Ja lõpuks, kas sa jätadki selle tegemata ja sina ei saa sellest kasu mitte mingil moel. Sa lihtsalt jälle surud mingi asja alla ja sa mõtled, see on tuleviku minu nagu asi, mida ma teen. Vaatame aasta pärast, vaatame 2 pärast, vaatame 3 pärast, vaatame 10. Ja egol ongi ka tegelikult, mis ta veel nagu on, ja see on jälle, need on meie tõeks pidamised, meie arvamused, kõik see asi, on see, egole meeldib mängida oleks-poleks mängu. Ma oleks pidanud niimoodi tegema. Ma poleks pidanud sinna minema. Ma oleks pidanud hoopis sinna. Ma oleks võinud hoopis sinna minna. Ja kindlasti ja sa tunned ennast halvasti. Edasi lükkamine ja mustrite muutmine. Oi. Egole see üldse ei meeldi. Ei. See edasi lükkamine väga meeldib. Edasi lükkamine muutmine, oh god no. Ei.
mustrite muutmine on tema jaoks kõige keerulisem asi üldse, millest läbi minna, sest mul on mugavustsoon, mul on kontrollitud keskkond, ma tean kõike, kuidas, mis, et see on ka näiteks suhtesse minek, kui sul on olnud mingi väga keeruline suhe näiteks mingi nirgiga ja kui tuleb sulle partner, siis seal on ka, et mingi osa sinust võib isegi olla, et okei, et nagu et see teine partner, et on nii hea ja ma tunnen ennast hästi, et mingi osa sinust on nagu, et ma tahaks sukelduda sinna ja siis su ego on see, et ta hakkab saboteerima, mida ta kindlasti teeb. Ja see ei ole see, et sina tahaksid, ja nüüd ma räägin selle, et see sina, sinu hing ja sinu süda ja see puhas sina, tema tahab sukelduda. Ta on nõus ja ta julgeb sinna minna. Aga siis tuleb see ego sealt tagaistmelt, et kuule, äkki ikka ei läheks. Äkki ikka ei avaks ennast sellele uuele inimesele, sest et katastroof võib juhtuda. Ego tekitab selle, et kõige asi võib juhtuda. Aga mida ego ei saa aru, on see, et kui ta ütleb, et võib juhtuda kõige asi, siis mida ego ei näe, on see, et ta ei näe, et võib juhtuda kõige imelisem asi. Ta näeb ainult seda nagu poolt, et ta ei näe seda, et aga sellel on ka võimalus olla midagi väga ilusat, midagi imelist. Ei, ta näeb ainult seda, et kõik on lihtsalt kuristikust alla. Ja seoses suhetega, et kuna meil täna tundub väga selline suhete näite, et siis suhetes on ka see, mis tänapäeva ühiskonnas on tegelikult väga-väga palju näha, on see, et kui läheb raskeks, siis pigem, et sellega tegeleda, ma lähen jooksen järgmisesse suhtesse. Ma võtan endale järgmise partneri ja lihtsalt olen temaga nii kaua, kuni kinda mingid teatud raskused on okei, aga kui tulevad sellised, mis su core memories on, sinu traumad asjad, sellepärast, et mina ütlen ausalt, rääkides enda kogemustest, siis mida suurem connection sul inimesega on, seda rohkem ta toob sinu varjukülgi, sinu traumasid esile ja siis on sul valida. Kas sa lükkad oma ego kõrvale ja sa oled seal, et okei, mul on valus, aga okei, ma vaatan neil otsa, ma lähen sellest läbi, ma tervendan, ma teen selle ära, et olla selle inimesega koos. Või sa ütled, fuck. Ja põgened minema. Sa põgened, aga siin on väike kelluke, reality check. Need asjad tulevad sinuga ikkagi kaasa. Sest need ei jää maha. Ja need tulevad ja käivad sinuga kaasas nii kaua, kuni sa lõpuks võtad ennast kätte, vaatad neile otsa ja ütled iseendale, et okei, ma teen selle ära. Võtan selle käsile, ma tegelen sellega, ma vaatan oma traumadele otsa ja kõik see. Sellepärast, et hästi tihti on ka see, et sinu traumad, asjad, jah, kui sa oled üksinda, ma ütlen päris ausalt, kui sa oled üksinda, jah, sul tulevad mingid asjad. Mingid asjad tulevad niimoodi, siit tuleb üks, siit tuleb teine, siit tuleb võib-olla 3 tükki, aga sa oled suhtes. See on, ma toon mega palju näiteid, mida sa vist ei ole kuulnud varem. On need, nagu ehitustel on need kallur tõstukid, vaata. Ja need tulevad ja need piiksuvad ja su tuleb kümneid ja kümneid ja suhtes olles on see, et nad lihtsalt valavadki kõik sinna ja siis sa istud seal mingi, et ja siis sa istud selle kuhja ees ja oled, et hakkame siis ühest otsast pihta ja vaatame, mis edasi saab ja seal on väga abiks see, kui sul on väga mõistev partner. Kes ei pea seda sinuga koos tegema, aga see, kui ta lihtsalt istub seal sinuga koos ja elab sulle kaasa ja arutleb ja arutab, diskuteerib ilma egota,
mida sa seal lahti lappad ja mida sa tervendad ja lahendad, vot sellised partnerid. Perfect. Päriselt. Nii et siit ka soovitus, palun olge normaalsemad partnerid, palun arvestage. Sest et ja seal ongi see, et kui sina julged teha selle esimese sammu ja näidata oma partnerile, et jah, sul on mingi pask, on ju, sul on mingid traumad, mingid triggerid, asjad, ma olen seal, ma olen olemas, siis tegelikult mida see annab su partnerile? See annab su partnerile ja tegelikult ka su egole julguse, et ohoo, aga see ongi ju siis see, ta oli olemas, kui ma tegelesin enda okei, siis ma võin ka hakata ju enda asjadega ja samamoodi tegelema, sest et ka tema on seal. See on see mõlema poolne. See on nagu see take a leap of faith. Täpselt. Et nagu... Et seal on see, et ego arvab ka seda, et kui me toome jälle selle partnerluse, siis ego arvab ja ta kardab, sest et teda on õpetatud, tema kogemused enamus või kõik kogemused on olnud need, et teine inimene või teised inimesed ainult võtavad ja muudkui võtavad ja võtavad ja võtavad. Ja ta ei saa nagu mitte midagi tagasi. Ja see ongi täpselt see, mis ma enne ütlesin, et ego on loonud loo. Mida ta kordab et kõik võtavad ja mina ei saa mitte midagi, mina ainult panustan, kui me räägimegi suhetest, mina ainult panustan, mina ainult annan, mina ainult olen. Ja väga paljud inimesed ongi see, et see hakkab olema teile nii loomulik. Ja siis, kui tulebki see sinu inimene, see hingepere, see päris sinu inimene, kes mitte ainult ei võta, vaid ta ka annab, ja siis su egol on mingi, et mis see point on? Mis see tagamõte on, miks ta nii teeb? Või mis see tagamõte on, et ütleb mulle midagi positiivset? Räägin omadest kogemustest, mina tegelen veel selle fruktiga seal. Et kui midagi positiivst öeldakse või kui sa saad kiita või kui teine annab sulle, mitte ainult ei võta, siis sul on kohe mingi, et võtta mida nagu vastutasuks tahab, mida ma pean nüüd veel ära võtab. Ja täpselt, et mul ei ole enam midagi võtta. Ja see on jälle see, et sa hakkad saboteerima, sest sa hakkad üle mõtlema. Sa lihtsalt ei võta seda sellena, et okei, ta ütleb sulle midagi ilusat või ma ei tea, su partner teeb sulle midagi imelist. Siis sa ei võta seda sellena, et issand, kui armas. Mina olen haavatav, on ju. Minul on alati see, et kui partner teeb mulle näiteks kingituse, näiteks ma ei tea, kingib mulle pesu, siis mul on imelik, sest mul ei ole seda tehtud. Ja see on midagi teistmoodi. Ja siis mu aju, minu ego hakkab kohe mõtlema, et nii, miks ta seda teeb? Kas ta on seda teinud kõikidele? Seal hakkab see võrdlusmoment, vaata jälle, et okei, aga ta on seda teinud ka teistele, miks ta seda nüüd mulle teeb, mida ta nüüd sellega tahab, kas ma pean ka midagi talle vastu tegema. Aga siis, kui ma nagu jagan ära, et okei, mu ego jälle räägib, tal on ebakindlus, mingi kõhklus, on ju, kogu see plaust, ma tõmban ta kõrvale, panen ta sinna passenger seat'ile tagasi, on ju, turvavööga kinni, vahepeal panen ka pagassi, kui vaja on. Lähen juhin seda taxit ise ja siis mul on nagu mingi, et issand, kui armas. Mul ei olegi varem pesu kingitud ja tegelikult see on nii armas asi, mida partner võib sulle teha. Ja sa võtad seda täiesti selle teise olekuga. Täiesti teise nurga alt, jah. Ja ego on ka, et me tõime siia sisse selle agressiivsuse. Ego oskab mängida. Ego on vahepeal on see agressiivne ego, ego on vahepeal see ohvirrollis olev ego, tähelepanu vajav ego, erinevad küljed ja vastavad vajadused oskab mega hästi mängida. See on see, et ta paneb vajaliku maski vajalikul hetkel endale tegelikult ette. Et mida mul on vaja teatud oleks mängida, et näiteks ongi sama, et
sa tunned inimesega, et sa võid olla haavatav. Minul näiteks Elisega on ka see, et me mingitel hetkedel nagu räägime ja ma tunnen, et okei, et mu ego nagu kaotab tähelepanu, valvsuse ja mul hakkavad tulema pisarad ja siis mu ego tuleb kohe ja pisarad on kohe tagasi sees, vaata. Tõmbab sisse ja tagasi. täielikult ja mingi, et ei, mul on jumala hästi. Ja siis ma olen nagu mingi tõmba jeed. Mine, ma ei tea, kuhugi mujale. Et see ongi jälle vaata see kaitsemehhanism, et ego kaitseb sind tegelikult jõhkralt. Ego kaitseb sind ka tegelikult nende kurbade emotsioonide eest. Kurbade emotsioonide et ka spirituaalmaailmas läksime natuke edasi, on ju, aga kuna me räägime ka spirituaalsest egost, siis ka spirituaalses maailmas kuidagi on need mingisugused tõekspidamised või asjad mingites seltskondades, et kui sa oled siin spirituaalses maailmas, siis sul ei ole enam ego. Sa ei tohi tunda ja ei tunne negatiivseid emotsioone. Mäletad, meil oli laagris ühel hetkel üks selline situation. Mäletan. Ja. Kus oli samamoodi, et ei, kõrged vibratsioonid, kõrged emotsioonid aga madalad vibratsioonid, energiad ei. Ego, siin tuleb jälle mindblown, ego ei kao ära. No kuhu tal minna on? Mis ta mõtleb, et ta tõmbab ise jeed selle taksoga või? Ei kao ära. Ego on ja jääb alati sinuga, aga mida ta teeb läbi tegelikult need tervenemisetapid. Samamoodi kui sina ju tervened ja tegelikult arened edasi, arenevad ka kõik ju su sisemises peres, su loomad, su ego, kõik tegelikult. Et see ei ole see, et nemad jäävad kuskile tahaplaanile, nad tulevad, nad on ju sinu sees, nad tulevad koos sinuga ja nad saavad paremaks ja nad saavad positiivsemaks ja nad arenevad. Tooksin siia isegi selle näite, et mida rohkem sa tegelikult enda oma traumade, triggerite asjaga tegeled, seda rohkem saavad kõik need elemendid, mis Elis ka just praegu ütles, saavad lõpuks, ja kuulake nüüd, nad saavad lõpuks puhata. Nad reaalselt saavad lihtsalt puhata, chillida, juua margaritasid ja lihtsalt olla. Et nad ei pea olema kogu aeg selles, et nad on selles kaitseseisundis, et iga hetk nad kuskilt tuleb mingi pauk. See on see pinge tegelikult füüsilises kehas ka, kui sa nagu mõtled, kui pinges su keha on. Sest ma mõtlen ka vahepeal selle peale tegelikult, et ma olen ikka päris pinges mingitel momentidel ja kuidagi kehas tekivad mingid imelikud valud. Ja ma olen mingi, et nagu, miks mu keha valutab? Jälle on see, et su keha annab sulle märku, midagi on valesti, puhka, lase puhata ka iseenda siis egol, sisemisel perel, oma hingel, vaimul. Sest et see mõttetöö on ka, siin toome jälle ühe näite, on ju, kui sul on migreenid, sul on jõhkrad peavalud, on see, et sa mõtled liiga palju, see on ülemõtlemine. Või kui sul hakkavad siia kohta hallikarvad tekkima, reaalselt. Füüsiline näide. Mul on näha, et ma olen ülemõtledes, mul on hallikarvad siin nagu. Aga et kuidagi mingi hetkel oli rohkem, muidugi kitkusid need välja. Aga nad ei ole nagu tagasi tulnud. Aga ma tean ka seda, et mul on ülemõtlemist palju vähem. Mul on väga tihti on momendid, kus mul on täiesti vaikus, mis on nii haruldane. Ja ma olen väga uhke enda üle, et mul vahepeal ongi see, et mul lihtsalt täielik shutdown, vaatan aknast välja lihtsalt ja olen täiesti nagu kuskil, ma ei tea, mõtlegi mitte midagile. Ja see on nii päris mõnus tunne, ma ütlen ausalt. Ja, sest et see on see hetk, kus kõik sinus puhkab. Täpselt, jaa. See on see relax time.
mida me soovitame ka teil õppida, et kuidas seda tekitada endas, et kogu aeg meil on mingi, me oleme oravrattas, et meil, noh, kuna me oleme naised, on ju füüsikeas naised, siis naistena võime öelda, et meil käib peas on, ma ei tea, mingi 10 asjad korraga. Mis 10 000 asjad, see ei ole isegi 10 asjad. Et meestel on lihtne, neil on üks asi, nad süvenevad ühte asja, teevad seal ära, võtavad järgmise, aga meil on kogu aeg, meil on nagu mingi nimekiri. Põhimõtteliselt on see, et sa ärkad hommikul üles, sa oled mingi, ma peaks pesu pesema, ma peaks vetsus käima, ma peaks süüa tegema, ma peaks kohvi tegema, ma peaksin siis sinna minema, ma peaksin siin tolle minema. Ja see täieneb terve päev. Ja sa lihtsalt oledki kogu aeg. Ja ise, kui sa lähed voodisse, sul ikka ketrab veel peas. Kuule, homme mul on vaja see ära teha, mul on vaja see ära teha, mul on üle, ma vaja see ära teha, üle on see vaja ära teha. See on kogu aeg, sul on nagu nimekiri. Iga päeva jooksul on sul lihtsalt nimekiri, mida sul on vaja teha. Et sul ei ole seda momenti, kus sa oled mingi, tead, ma lihtsalt chillin, ma ei teegi täna mitte midagi. Ma lihtsalt olen. Ei. Sul ei ole seda. Sest sul on ikka see, et sa istud diivanil ja sa vaatad telksi näiteks ja mõtled, et tegelikult peaks poodi minema. Ja siit kusjuures üleskutse meie poolt, tegelikult Your Spiritual Mommy's poolt on see, et kas sul on midagi, mingi tegevus, mingi asi, mida sa teed, mingi asi, mida sa kuulad või mis iganes, kus sinu aju lülitub välja. Jaa, täielik shutdown. Täielik null. Et sa ei mõtle mitte millegile, sa lihtsalt oled. Et kas sul on mingi asi, mida sa teed? Mina tean inimesi, toon siia kohe ühe inimese, sa tunned ennast kindlasti ära, kes on siis, kui ta mängib pela, tal on täielik shutdown. Ta ei mõtle mitte midagi, ta lihtsalt on seal mängus. Ja ta võib seal teha ühe mängu, ta võib seal olla tundide viisi ja ta lihtsalt on seal. See on tema maailm, kus on tema shutdown. Samamoodi ma tean inimesi, kes lähevadki näiteks jõuksi ja ta lähebki lihtsalt jõuksi ja seal on tema jaoks shutdown. On inimesi, kes panevad mingi muusika, vahet ei ole, on see mingi rock, metal, ma ei tea, mingi klassika ja mida iganes ja see on tema jaoks shutdown. Minu jaoks shutdown tegelikult on see, kui kõrvaklapid, jalutamine ja teiseks mäng. Telefonimängud. Ja telefonimäng. Mul on mingi teatud mängud, mida ma mängin, kus mul ongi niimoodi, et ma ei taju ööd ega mütsi, mis ümberringi toimub. Ja siin ongi lihtsalt piip käib. Siis ma küsin midagi Pirksi käest, siis ta lihtsalt on nagu mitte mingit vastust ma sealt ei saa, ma mingi okei, tead. See on minu hetk, vaata, kus ma nagu lihtsalt olen. Või siis näiteks, kui me räägime, toome siia ka sisemise pere, kuna te nüüd juba teate, kes mis on sisemise pere, siis näiteks mu sisemise mehel ja üldse tegelikult terve mu perel on see, et kui on näiteks looduses olek, mere ääres olemine, need lained, või siis kui on lõkke ja siis oled lihtsalt seal lõkke ümber. Võt need on ka need hetked, kus nagu mul on täiesti, ma lihtsalt olen hetkes, ma olen siin ja praegu. Ja ego on see, kes ei ole hetkes. Ego on alati kas seal minevikus või tulevikus. Mitte kunagi aga ta ei ole siin ja praegu. Ta on kuskil täiesti teistes nendes, et minu ego väga tihti on minevikus ja väga tihti, nüüd viimasel ajal väga tihti tulevikus, mis on see, et ta kuidagi vahepeal ikka päris korralikult saboteerib minu kõike. Mu töö, mu elu, kõik see, et aga samas on jaanuar, veebruar, 2 kõige raskemad kuud. Paraku, sest minu jaoks, et alati kuidagi jaanuaris ja veebruaris on hästi, hästi vaikne pärast seda crazy't detsembrit ja kus sul on jõulupeod, sul on aastavahetus, mul on ka detsembris sünnipäev, 3 väga suurt sündmust tegelikult ja nad ei ole väga suurte vahedega ka. Et kuidagi sul on see, et sa oled kogu aeg käid, teed, möllad ja siis sul tuleb jaanuar, kus sul põhimõtteliselt ei toimu mitte midagi.
sul lihtsalt oled. Ja sama on veebruar ja siis samamoodi kuidagi, kui sa just ei lähe kuhugi reisile. Aga muidu jaa. Ja siis on märts, kuidagi kõik hakkab juba vaikselt, elu hakkab tagasi tulema, sa näed seda teistes inimestes ja kõike ja siis on ego on nagu okei, no. Eks ma siis nüüd, ma ei saa siin nii palju enam mingit crap'i ajada. Ja mis kohe saan siia veel tuua ühe näite, on see, et ego on mega kärsitu. Jaa. Ego tahab kõike kohe ja praegu. Nüüd, ma tahan, et nüüd kohe ma saaks selle. Et tema jaoks ongi nagu see, et egol puudub loogika, ütleme päris ausalt välja. Ta ei saa aru, egol puudub päris maailma loogika. Ta ei saa aru, et asjadega läheb aega, samamoodi kui sa nagu tellid midagi ja see on mingi asi, mida sa väga tahad. Ja siis nagu seal läheb aega, see ei tule sulle mingi 2 tunniga kohale. Aga ega on mingi, siis kiiremini tulla. Äkki nad kaotasime paki ära, äkki see ei tulegi, äkki ma ei näegi seda kunagi seda asja enam, äkki ma kaotasin nagu raha ka ära ja see hakkab nagu ketrama ja sul käivad mõtted peas ja sul oled mingi täiesti pekkis, palun ole vait lihtsalt, ära räägi. Ja tegelikult hästi naljakas praegu, mis nagu mul tuleb ka, mis veel nagu on kuidagi nagu seotud, on see, ma ei tea, kas see jääb siia sisse või mitte, on see, et ego lööb välja ka siis, kui sa oled näljane. Oi jaa. et sa oled näljane, sa lähed sööma kuskile välja, sa tellid toidu. Ja sa juba sa plõksid räigelt. Oi jaa, kui ma olen näljane, siis see, kui ja on küll ja siis ma mõtlen ise selle peale, kui ma tööl olen ja vahest on see, et ma ei jõua süüa. Ja siis ma tunnen, et näiteks, et õhtu lõpuks ma olen nii püsimatu ja ma tunnen, et tõesti pekkis, ma nagu näen närvi kohe. Aga ma ei näita välja seda, aga nagu mu peas on see, et ma pean kohe süüa. Ma suren ära, väga dramaatiline, ma suren ära, mul on, ma ei tea, et mul ei ole jõudu, et enam midagi teha, ma suren ära, väga dramaatiline. Ühesõnaga väga üle paisutatud ja ego lööb välja. Ja tegelikult on ka ego ja sõltuvused, kui me räägime ka sealt, absoluut kõik, tähelepanu vajadus, alkohol, suits, hasartmängud, seks, you name it, kõik on tegelikult ka egoga seotud. Jah, aga egoga on ju ka see teema, et ego on see, kes toitub tegelikult ka sinu ebakindlustest. Ja kõigest sellest. Et see, et kui ebakindel sa oled, et see, kui väga sinast ise kritiseerid, et ma olen ikka nii nõme, ma ei tea. Ma ei ole piisav, see on ka üks asi, mida ego on alati, et ta peab olema tipp kohe praegu. Ma pean olema perfektne. Ja. Sükest asja nagu perfektne inimene ei eksisteeri. Ja mida tugevam on see ego, seda rohkem sa tegelikult pressid endale seda peale, et sa pead olema perfektne, sul on vaja olla täiuslik. Ja mida tugevam see perfektsionism on tegelikult sinus endas, seda tugevamalt lööb see välja ka selles, kuidas sa teisi inimesi vaatad. Sest tegelikult, kui ma nagu rääkides selleks, et ma pean olema perfektne või see, et ma mõtlen sellele tagasi kunagi, kui koolis käisin, mul pidi alati olema näos meik, mul pidi alati olema juuksed sirgendatud, pea pestud, juuksed alati lahti, alati ilusti riides, kõik see, et mul praegu lihtsalt hittis see, et ma pean olema perfektne. Tolle hetkel ma ei mõelnud, et ma tahan olla perfektne, vaid mul oli see, et mida teised arvavad. Et kui nad näevad mind, et milline ma välja näen, mida teised arvavad. Et see oli nagu minu jaoks hästi oluline. Nüüdseks see väga ei ole. Et muidugi see tuleb välja hetkedel, aga nõmedatel hetkedel tavaliselt, aga see võrdlemine ka, et vaat teda, vaat kui ilus tema on, miks ma siuke ei võiks olla. Et see on see, kus su ego nagu surub need
pikad küüned lihtsalt surub kõige valusamatesse kohtadesse. Ja tal on nagu, et vot see on hea, mida teha. See on fantastiline. Ja, mis on tegelikult päris valus. Oi, väga. Mõelge ja tunnetage ka ise, et kui sa midagi teed, siis võta vahepeal tempo maha ja küsi endalt, et miks ma seda teen? Ja. Miks ma ise endale niimoodi teen? See ongi see küsimus, miks ma ise endale niimoodi teen? Näiteks ilus näide, sa lähed, ostad endale, ma ei tea, mingi Chanel'i mingi käekoti. Siis, kui sa lähed seda ostma ja kui sul on isegi see mõte, siis küsi endalt, miks mul seda vaja on? Kas minul päriselt on seda vaja või ma tahan sellega midagi näidata. Ja siis, see läheb juba natuke teraapiasse, on ju, mida me ka vist natuke siin nagu nii teeme, on ka see, et kui sul on see, et sa tahad midagi näidata, siis vaata sinna taha. Mis on jäänud kuulmata, nägemata, teadvustamata, mis on selle trauma taga. Et sa tunned, et kui sul on see käekott, siis sa oled nähtav. Kas see ilma selleta ei ole? Ja kust see tulnud on samamoodi ka tähelepanu vajadus. Kogu aeg see reassurance, ehk siis egoga siia lõppu selle tavamaailma tavaego, siis ongi see, et sinu siis see healthy ego, ehk siis see tervislik ego, ta ei valitse, ta lihtsalt teenib sind, kui on vaja. Et ongi, et tal on ka kaitserefleks, on ju, aga see, nagu me enne ka rääkisime, on see piir, et kus ta päriselt kaitseb ja see, kus ta lihtsalt on see plõksiv kaitse. Et seal nagu, et sa tunnetad selle vahe ära. Siis, kui me võtame siia nüüd selle teise poole, ehk siis see spirituaalne ego, mis paljudele nagu, mis mõttes. Mis asi see veel on? On see, et spirituaalne ego kardab olla tavaline. Sellepärast, et ka spirituaalmaailmas osad inimesed ego põhjal tunnevad, issa, ma olen nii erinev. Ma olen nii teistsugune, ma olen nii võimas. Ma olen nii lahe, ma olen nii tuus. Ja kindlasti spirituaalne ego ei taha eksida. See ei ole üldse tema teema. Eksimine. Kas tal on üldse valikus eksimine? Ei. Tal ei ole seda. Ja mis tal veel on see, et ta ei taha olla inimene. Okei. Jaa. Et sa oledki ainult seal kõrgustes. Okei. Ja, no selles suhtes. Sa tead seal kõike. Ja siis sul on see, et aga miks ma pean üldse siin olema? Mis ma nagu... Mis see annab mulle? Mis see annab siin, et ma olen siin nende väikeste sipelgatega. See on spirituaalne ego, mis on et ma olen seal, ma tean kõike, ma olen kõike ja siis on need mingid tavainimesed. Et on ka see, et ma ei taha tavainimesega rääkida. Mul ei ole temaga mitte midagi rääkida. Tahan seal kõrgemalt kellegiga rääkida. Et see on see, kus sa lähed nagu sinna spirituaalse egotripile, nagu me enne rääkisime siin tavaine egotrip, ja siis on meil spirituaalne egotrip ja siis next level on see, kui te korraga tripite. Ja siis on selline tunne, nagu on see boksimatš, vaata. Et üks tõmbleb, teine tõmbleb ja sa ei saa enam mitte aru. Ja sa oled lihtsalt sa oled nii lost kui lost reaalselt nagu. Su vaim on nagu mingi what's going on, kuhu ma minema pean. Hing on nagu mingi oot, ma ei saa mitte midagi aru. I'm lost. Täpselt. Nii, aga mis on spirituaalne ego? Spirituaalne ego tekib siis, kui vaimse arengu teekond ise muutub egole uueks identiteediks. See on hetk, mil inimene ütleb endale, ma olen teistest teadlikum, arenenum, puhtam, vaimsem. See on see, kus sa lähed nagu üle piiri. Et näiteks... See on nagu ego on steroids. Põhimõtteliselt. Et see ongi ka see, et omades kogemust jälle, et mul on olnud kogemusi inimeste, kes ongi seal selline 50-60 ja nemad on
õppinud oma spirituaalsel tasandil nagu seal minevikus kunagi mingisuguseid uskumusi, tõekspidamisi ja nii edasi. Ja siis, kui mina olen rääkinud nagu enda asjadest, ma olen praegusel hetkel siin inimkehas 35 ja ma räägin oma asjadest ja mul on nagu, et ma näen natuke teistmoodi või ma kuidagi ei näe täpselt nii, nagu sina näed. Ja siis nad hakkavad vaidlema. Ja seal ongi see, kus tuleb spirituaalne ego tegelikult välja. Nad hakkavad vaidlema, et ei, nii ei ole. Või täpselt see sama, et ei, sa pead need raamatud, spirituaalsed raamatud läbi lugema, et aru saada üldse, mis on mis, aga samas on see, aga mul on ju enda tõde. Mul on oma info, et miks on sinu info tõesem kui minu oma. Et kas sellepärast, et sa oled lugenud mingeid Osho raamatuid või ma ei tea, teinud erinevaid, ma ei tea, koolitustel käinud ja nii ja naa, et kas see on kuidagi nagu teistsugusem. Et seal nagu spirituaalne ego tegelikult sa näed, et ka vaimsete inimeste hulgas see on väga-väga suur teema, aga see on ka tegelikult selline teema, millest väga ei räägita. Sest see trigerdab spirituaalse, kuidas ma ütlen, siis seda spirituaalsete inimeste rühma. Et tullakse kohe mingi, oota, mis asja sa ajad, vaata, mis mõttes, et minul on ka väga tihti on olnud, kui mult on küsitud, et mis koolitustes oled või kuidas sul see info käib või kuidas sa tervendad, mul on nagu, et loomulik Anne. Mul on midagi vaja, mul tuleb lihtsalt tulevalt info, minuga räägitakse, ma lihtsalt teen ja siia ka ma kohe väike seletus juurde, sest ma tean, kuidas teid trigerdab see. Nii. Ma teen, aga ma tean, mida ma teen ja miks ma teen. Ma ei tee lihtsalt niisama asju. Ja minu kogemused on ka näitanud seda, et mitte ühelgi inimesel ei ole olnud mingisugust, ma ei tea, kahju või mida iganes, et mul on ka küsitud, aga Piret, kui sa tervendad ja sa ei ole käinud mingitel, nüüd räägib minu ego siin natuke, eks, kui keegi aru ei saanud, lihtsalt täpsustus, siis on kohe see, et aga kuidas sa saad seda teha, et kas sa ei karda seda, et midagi võib valesti minna, siis mul on nagu, et aga miks ma pean kartma? Mida ma kardan, kui ma tean, mida ma teen, sest et need käed, ma tervendan, aga läbi nende käte ju tegelikult jookseb universaalne tervendusenergia, mis tähendab seda, et kui sa tervendad, siis sinu ego ei tervenda sinu tavamaailma ego ega spirituaalse maailma ego, vaid sa lihtsalt oled anum, millest tuleb puhas energia. Aga seal kallikesed ongi nüüd see koht, kus ma olen õppinud, et kui ma tervendan ja töötan inimestega, siis seal ei ole minu ego. Minu ego ei puutu sinna vahele. Minu ego on täiesti lahus minust. Et see on ka see sama, et näiteks kui sa tunned, et sul on vaja inimesega midagi arutada, siis mina soovitan, ära hakka enne inimesega üldse midagi diskuteerima, arutama, kui sa oled oma ego pagassi pannud ja kui sa oled tema ego. Tema on enda ego pannud pagassi, mitte sina ei pane tema ego pagassi. Ja siis alles on see maagiline hetk, kus te päriselt saate probleemidest jagu, kus te päriselt jõuate üksteiseni. Egot pagassis ja siis saate rääkida alles. Siis spirituaalse egoga, mis ka üks asi on ja ma saan seda vaata meie seltskonnas tuua, on see teiste õpetamine. Just nimelt selle nurga pealt see teiste õpetamine, kui see inimene ei ole tulnud sult küsima nõu, kui ta ei ole tulnud sult küsima abi, ja kui meie tutvusringkonnas kunagi oli üks inimene, kellele hullult meeldis võrrelda ja seal oli mõlemad egod, nii tavaego kui ka spirituaalne ego, talle meeldis võrrelda ja öelda seda, et kui sa oleksid minu kingades,
sa ei saaks sellega hakkama, mida mina olen kõike läbi kogenud. Ja seal olenebki see, mis energiaga seda ütled. Et kui sa ütled selle empaatilise sellega, et ma loodan, et sa ei pea mitte kunagi läbi tegema seda, mida mina olen läbi teinud. Ma loodan. Aga kui sa ütled seda, et see, mida mina olen läbi teinud, sa ei saaks sellega mitte kunagi hakkama, siis juba seal tegelikult sa saad aru, vaata, kuidas energia muutub, kuidas su hääled on, kuidas su keha, et see on ka see, et ego ei ole lihtsalt sõnad, mida sa välja pritsid. Vaid see su olek ja kõik see nagu see energia, mis selle taga, mida sa nagu ütled ja kõik see, et kõik need sõnad ja kõik need asjad. Siis spirituaalne ego on näiteks ka see, et ma joon matcha latet kogu aeg. Ma käin linasest riietega. Ma käin ostmas oma asju ainult taaskasutuskeskusest. Ei, mina ei söö ma olen vegan või taimetoitlane. Ja eriti just siis, kui sa kogu aeg rõhutad seda. Mitte see, et sa lihtsalt oletame, lähed kuskile välja sööma, ütled, et ei, et ma ei söö või ma olen nagu vegan taimetoitlane, et kas teil sellist menüüd on, aga kui sa pidevalt korrutad neid, et ei, ma ei sõida autoga, et mis asja autoga sõitmine, issand, see on keskkonnale nii halb. Et kui sa kogu aeg neid ütled, siis on nagu see... Et see ongi jälle, see on seesama, et see hääletoon ja see serveerimine, et kuidas sa nagu ütled neid sõnu, mis olekuga sa ütled neid sõnu, et me ei halvusta nagu kedagi, kes nagu teeb seda nagu neid asju, mis me nimetasime. You do you, nagu päriselt. Aga lihtsalt, et just see, et kuidas sa seda ütled, siuke üleolevalt. Et kas sa ütled seda sellepärast, et see on sulle tähtis, et ongi, et ma ei söö või sa ütled seda selle energiaga, et ma olen parem inimene kui sina, ma olen parem kui sina, ma olen tugevam kui sina, vaid sa ütled seda selle energiaga, et sa oledki, et nagu, et I am better than you. Mul on parem, ma olen spirituaalse, ma tean kõike, ma tean asju, mida sa ei kujuta ettegi. Sa ei kujuta ettegi, mida ma tean. Täpselt selle. See energia. Täpselt. Et sa oledki mingi, okei. Super, väga good for you, I guess. Siis siia kokkuvõtteks tulebki see, et ego ei ole probleem. Probleem on see, kui sa hakkad ego eitama. Ja siis, et kui sa hakkad võitlema oma ego vastu, teeb ego lihtsalt uue identiteedi. Ma olen inimene, kellel pole ego. Ja see on ego jackpot. Ting, 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 ting. Ta on nüüd nähtamatu. Aga ta juhib ikka taksot. Täpselt. Mis on jälle mind blown. Tegelikult. Crazy, jaa. See on umbes sama, et on vaata inimesed, kes, et nagu, oletame, et talle öeldakse, et sul on mingi vaimne probleem. Ja ta raiub vastu, et ei. Ma ei tea, millest sa räägis. Ei ole. Mis mõttes? Või et ta on näiteks vägivaldne või need sõltuvused asjad on ju, ja sa oled mingi, et mida sa ajad? Sul on ju alkoholisõltuvus, vaata seda alkohoolik. Ja siis ta hakkab seda pehmendama, et kuule, mis asja, et see, et ma siin mingi õhtuti trimpan või mingi pudel läheb, kuule, mis see on? Vaata, kuidas teised joovad 5 pudelit õhtul. Vaata, mina siin õhtul teen paar pokaali. Aga teised käivad nädalavahetusel väljas pidutsemas, joovad 10 jooke, joovad šotte. Ma teen ainult paar pokaali. Iga õhtu. Millest sa räägid? Ei. Et egost ei saa lahti, me enne ütlesime ka nii, et palun hakake teda aksepteerima. Saage aru, millal on teie ego väljas. Ja siis te saate aru ka, millal on teiste ego väljas. Õppige aru saama, et millal on teie ego väljas, et see tegelikult aitab ka aru saada, millal on teiste inimeste egod väljas. Et põhimõtteliselt sa ju, kui sa tunnetad või näed seda, siis see teeb ainult sulle head. See teeb ainult sulle head. Ehk ongi, ego tuleb välja, sest tal on midagi öelda. Ehk siis on märka teda,
kuula teda, aktsepteeri teda, aga see ei tähenda seda, et aktsepteerid, et ta on asshole, vaid tervenda. Jaa. Tervenda iseennast, mille kaudu terveneb ka su ego, su sisemine pere, kõik. Et kui sa tervendad iseennast, sa vaatad oma traumasid, sa tervendad, ma ei tea, tegeled sellega. Siis parim asi egole on kindlasti huumor. Kui sa võtad huumoriga. Ma oleme seda ise ka Elisega näinud, et nii kui ego hakkab plõksima, siis tood sinna selle huumori, sa muudad selle energia ära, sa teed selle plõksu ja sa paned huumorisse. See on lihtsalt nagu plõks. Siis tegelikult see muutub ja muudab väga-väga palju. Ja väike tähelepanek, mida sa saad ise kasutada, mida kõik saavad kasutada. Kui sa kunagi mõtled, kas see praegu oli minu ego, siis jah. See oli su ego? See oli su ego, sest ainult ego tahab teada, kas see oli tema või mitte. Jaa, no ta on ego. Come on. Muidugi tahab. Nii et lihtsalt väike mõte siia. Ja side note või siuke väike mõttetera. Ja üks asi, mis veel, kuna meil siin üks episood, kus me rääkisime sisemisest perest ja me rääkisime sisemisest mehest, siis mina olen saanud väikse tagasiside, kus on arvatud, et ego on sama, mis sisemine mees, mis tegelikult ei ole. Et peamine erinevus, mis siis sisemise mehe ego vahel on siis see, et ego reageerib, kohe läheb nagu kaitsesse, kohe nagu on, et oota, mida vaata. Ja seal oleneb ka jälle sellest energiast, et loomulikult ka sisemine mees läheb kaitsesse, aga seal on see energia, aga seal ongi see, et kes oskab lugeda ja kes ei oska lugeda. Siis samamoodi ego kardab kaost. Ego tahab kontrollida, ta ei talu ebakindlust ja ta tegutseb hirmus. Sisemine mees vastab, mitte ei reageeri, ehk siis nagu me enne ka rääkisime seal, et ta ei lähe agressiivseks. Ta nagu ei vala sind kohe oma emotsiooniga üle. Tal ongi lihtsalt ta ei tulista sellest kuulipildurist. Täpselt. Et sisemine mees, ta ei tulista nii nagu ego. Et täiesti mingeid siukseid suva asju ka sinna vahele. Siis sisemine mees suudab olla kohal kaoses. Samamoodi ta hoiab ruumi tunnetele, et kui näiteks su partner või keegi ütleb, et kuule, ma tundsin halvasti, et sa mulle niimoodi nagu ütlesid või niimoodi käitusid, siis ego on kohe see, mis hakkab seda nagu materdama. Sa tundsid valesti ja mida sa nüüd jälle ajad ja mida sa hakkad jälle pihta ja kogu see krempel, et sisemine mees hoiab seda ruumi, et okei, ma mõistan, miks sa nii tunned, ma üritan sinust aru saada, ma arutan sinuga, ma püüan seda parandada, tuleb see diskuteerimine. Samamoodi, mida sisemine mees ei tee, on see, et ta ei põgene ebamugavuse eest. Et isegi kui su sisemisel mehel on ebamugav, siis ta lihtsalt on seal. Ta ikkagi on, et ma tean seda, et on ilusa näite, et väga paljudel inimestel on ebamugav, kui keegi nutab. Siis tegelikult on see, et su ego ei oska mitte midagi teha, sest tal on ebamugav ja väga paljud inimesed nagu kõnnivad minema, kui keegi nutab. Aga sisemine mees on see, kes päriselt on seal kohal ja ta tunnetab ka ära, et kas ma nagu hoian sind, ta ka küsib inimese käest, et kas sa tahad, ma hoian sind, kuidas ma sind aidata saan, et see sisemine mees ongi see, et ta hoiab. Sa tahad, et ma lihtsalt istun siin, lihtsalt olen sinuga, vaata. Ta aktsepteerib ja ta austab sind. Ja samamoodi sisemine mees tegutseb selgusest, mitte hirmust. Sisemine mees ei ole selline, et näiteks, et kui sa näiteks avad ennast või midagi, siis ta ei põgene ära. Ego on see, kes on, et nii kui keegi näeb sinus neid valupunkte, siis ego on kohe kinni minema. Head aega, tšaubaka. Aga sisemine mees on see, et ise kui tal on hirm, siis ta ikkagi istub ja ta ikkagi räägib. Ta läheb läbi sellest, ta lihtsalt on seal ja ta on, et okei, et mis teha, ma olen siin ja räägime ja teeme, vaata. Et seal ongi see vahe, et ego ei taha tunda mitte midagi rasket, valusat, hirmsat.
ta tahab tunda seda eufooriat, ta tahab seda dopamiini ise, kui see on hetkeline. Ta tahab seda plõksimist. Ta tahab seda actionit. Minul on see, et kui mul on vahest igav, siis minu ego tahab natukene seda energiat saada, sellepärast, et ego tegelikult annab sulle ka energiat. Ja kui sa ei leia kohe sinna teadlikult, et kuidas teistmoodi saada energiat, siis sa lihtsalt lasedki oma egol juhtida seda täksit. Takso sõidab ikka päris palju, ma vaatan. Siis siia juurde veel, miks ego ei ole sisemine mees, on see, et ego on õpitud. Ego on see, kes on väiksest peale, nagu see sibul enne oli, ta on sul õpetatud. Iga pisimgi asi on õpetanud sulle, kuidas olla tugevam, kuidas peita mingeid emotsioone, ma ei tea. Ja sisemine mees on algusest peale olnud sinu sees. Reaalselt algusest sünnist saati. Ta on sinuga koos kasvanud, ta on osa sinust täielikult. Siis ego kaitseb mineviku eest, aga sinu sisemine mees hoiab olevikku. Sinu sisemine pere on praegu siin. Sinu ego on seal minevikus, nagu enne ka vaatas, ütlesid me ka hästi, et ego on seal minevikus, kogu aeg vaata mõtleb. Kogu aeg, et ta ei lase lahti sellest. Sest et see on turvaline, mis seal on. See, mis siin toimub edasi saab, see on ju imelik, ma ei tea, ma ei saa seda kontrollida. Ja see saboteerib seda täielega seda tulevikku. Et kuule, äkki ära tee ikka seda, et tulevikus äkki see, ma ei tea. Aitäh teile, armsad inimesed. See episood tuli päris pikk. Aga no see on teema ka tegelikult, mis on, seal on palju infot. Seal on palju seda, et kuidas sa saad aru, mis on ego, kes ta on, kõike seda, et kellel ta on, tuleb välja, et meil kõigil on ego, mis on tegelikult, ma teadsin juba seda, aga algus pidi ikka natukene tegema selle, et oleks ikka natuke hajavil on ja aitäh teile, et kuulasite, vaatasite, leidke meid TikTokist, Instagramist, Your Spiritual Moms podcast. Samuti, kui teil on lugusid, mida jagada, oma kogemusi, oleme olemas, kirjutage yourspiritualmoms@gmail.com, like and subscribe YouTube'is ja aitäh, et kuulasite ja bye!